Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna räägime siis sellest, kui oluline on see, millal siis inimene süsteemiga liitub ja palju siis seal inimesi juba süsteemis on. Ehk siis, kuna see liitumise hetk, nagu paljud arvavad see, et paljud toovad näiteks selle, et kui sa liitud nüüd, siis jah, et ma ütleme niimoodi, panen uued liitujad juba nii-öelda sinu alla, ehk et sul on nii-öelda juba oma meeskonnas paar uut liiget olemas. Nüüd mõne koha pealt on see õige, kuigi samas see ei tohiks olla kunagi nagu argumendiks või nagu selleks edasiviivaks jõuks, miks ma just nüüd pean liituma, et pigem nagu teha otsus selle põhjalt, et milline on tegelikult see meeskond, see sinu ülaliin, ehk siis inimene, kes sind nagu sinna ärisse kutsus ja nagu teha selle koha pealt, kuidas ta suudab ennast väljendada, kuidas ta suudab sind koolitada ja kas ta saab sulle tulevikus selles äris kasuks olla. Võrkturunduses on siis väga oluline see teavitus või tutvustamise süsteem, et see oleks võimalikult lihtsasti ja ühtsasti arusaadav kõigile inimestele ja see oleks kopeeritav. Ehk et need tegevused, mida tehakse, et kui sina tuled ärisse, sa ei peaks hakkama mõtlema, et kuidas ma seda teen ja ise nii-öelda välja nuputama seda. Et see peaks olema juba olemas või siis vähemalt ülaliin peaks sulle seda kogu aeg tutvustama ja sulle kogu aeg seda meelde tuletama, kuidas see käib. Äriga liitunud siis inimene loob siis selle kindla toote või teenust tutvutades endale siis meeskonna nendest inimestest, kes siis on samuti huvitatud antud tootest ja samuti huvitatud sellest ärist. Uued inimesed liidetakse siis oma meeskonda ehk siis nii-öelda enda alla ja siis sind maksustatakse selle eest, kui sina tood uusi inimesi ärisse. Sina tood sellele ettevõttele ärile uusi kliente. Kõigil on võimalus teenida ja kõigil on võimalus olla ühtselt edukas. Boonused. Kuidas siis need boonused tekivad, kelle rahavõtist see raha siis tegelikult ära võetakse? Vastus on lihtne. Kellegi alt või kellegi juurest või kellegi rahavõtist seda raha ei võeta. See raha antakse siis, see raha, mida ei kulutata turundusele, turustusele, see jagatakse siis inimeste vahel, kes seda sama tööd teevad, ehk siis meeskonnale. Kuna mina kutsusin sind süsteemi, siis hakkad sina kasutama neid tooteid või teenuseid. See tähendab, sina tood raha sellele ettevõttele ja see ettevõtte, kui ta nüüd seda raha, kuna ta seda raha ei kulutanud turunduse või reklaami peale, maksab selle eest mulle, et mina talle uue kliendi tõin, kes nähtavasti tulevikus toob samamoodi uusi kliente. Ja nagu ma eelnevalt rääkisin, et võrkturundus püsib siis elus suuresti tänu meeskonnatööle. Ehk et kui sa nüüd hakkad valima, millise ettevõttega liituda ja millist meeskonda valida, siis selle meeskonna valimine on minu arvates vähemalt sama oluline kui see, millise ettevõttega sa liitud. Sest et tänu meeskonnale ja sellele, kuidas sind ülevalt poolt mentorid aitavad, sellele saad ka sina olla väga edukas. Ja nüüd inimesed, kes on võrkturunduses pettunud, on enamasti, see tagajärg on siis sellest, et nad on kas siis jäänud üksinda või nad ei ole endale selgeks teinud neid tooteid, teenuseid, järginud seda koolitusplaani. Ehk et selles äris tegelikult ei ole võimalik üldse edu saavutada, olles täiesti üksi. Ja see on selge, et kogu edu seisneb
selles struktuuris, sinu võrgustikus ja sellele, et need, kes on siis nii-öelda sind süsteemi kutsunud ehk et ülemised inimesed struktuuris, kes on suutnud endale selle positsiooni kindlustada, suudavad aidata siis nendel inimestel, keda nemad on kutsunud oma ärisse, samamoodi nagu aidata ja neid edule suunata, õpetada neid, koolitada neid ja rääkida oma kogemustest, kuidas neil see õnnestus. Ja siis enamasti ongi nii, et alati, kui see inimene jääb nüüd üksinda, siis tal puudub entusiasm, leitakse hästi palju erinevaid põhjusi, miks mitte seda äri enam teha, hakatakse nii-öelda vabandusi leidma. Aga kui sul on olemas korralik meeskond, siis tänu sellele meeskonnale leitakse üles uuesti see entusiasm ja tänu koolitustele tekib uuesti selline soov seda äriga edasi minna, sest elu on igal pool ja ikka tekib raskusi, ikka tekib takistusi, aga me saame neist üle ja kui sul on hea meeskond, siis sa tuled sellega toime. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrgturundajaks, sest et meil on parem tulevik ja lähme räägime seda tervele maailmale. Aitäh, kõike head!